tulin soojalt maalt tagasi külmale maale ja tõin sulle kaasa asju. Ma ootsin siin, ma istusin siin ja lugesin ühte artiklit, mis juba tulidki. Küsi, kus ma käisin? Kus sa käisid, Glenn? Ma käisin IFA pressikonverentsil, kus räägiti, et IFA on äge. Sa käisid Portugalis? Jaa. See on lahe ju. Lissabonis on tegelikult tõesti on lahe. Ma ei saa aru, miks me oleme veel siin, miks me ei ole juba seal. Minu arust me võiksime kõiki saateid seal teha. Nii et kes ei ole meie saadetel laikinud, laikige rohkem, siis me saame selle miljon vaatajad ka täis. Siis me lähme sinna. Jah. Muidugi. Näed. Mis see on? See on üllatus. See on üllatus. Ma ei hakka küsima, kuidas su eelmine üllatus elab. Ma tõin sulle hiljuti ka ühe üllatuse. Ümmargune oli roosa ja eks ole. Aga see mul kodus see põrkab. Sellest me täna ei räägi. Pean tunnistama, et sellega on valus pihta saada. No aga ava. Mis asja, kas selle kinni oleb pannud? No ma ei ole seda pannud kinni, see on tööstuslik pakend. Võta nüüd ettevaatlikult lahti, saad siis seda uuesti korduv kasutada. Okei, see oli päris kõvasti. Ma mõtlesin, et see on mingi nali juba. See ei ole üldse nali. Millal ma sulle viimati tõin nagu midagi naljakat? Ma olen sulle tõsi. See oli päris naljakas, kui sa tõid mulle ühelt messilt kõige väiksema kuuldeaparaadi. Ma jäin nagu tõsiselt uskuma, et see ongi päris nagu toode. See päris toode maksis 2500 eurot. See tegelikult oli selline mulaaž kummist. Aga näed, nüüd ma olen ennast parandanud. Nii, aga siin on mingid juhtumad on siin? Võta välja. See on täiesti päris toode. Päris toode? See ei ole üldse nali. See on tõesti päris toode. Mul on tulnud juba mitmeid pakkumisi, et ma müüksin selle ära. See toode tuleb müügile alles septembrikuus. Aga sul see juba on. Ma ei saanud päris hästi aru. Kõrvaklapid on need mingisugused, aga mis ossa jutte? Sa saad neid kõrvaklappe testida, siis me teeme nendest review. Aga nad ei ole üldse kõrvaklapid. See ei ole üldse põhiline, nad on kõrvaklapid. Nad on tegelikult mikrofonid. Ja tegelikult selle asja point on selles, et Sennheiser on juba aastaid, et mitte aastakümneid näinud vaeva sellega, et kuidas salvestada heli siis niimoodi, et kui mobiiltelefoniga lähed, teed oma mingit lemmikartisti või kedagi muud, salvestad või mida iganes, et siis see heli jääks peale nii, nagu sa ise kuuled. Kõrvade juurest nagu, jah? Jah, et nagu sina kuuled nii ja sa pärast vaatad seda videot ja siis oli nii. Päris geniaalne tegelikult. Ja nii ongi. Siin on ühesõnaga mikrid. Ma kuulen muidugi ühest kõrvast natukene halvem kui teisest. No sa võid pärast keerad seda balanssi. Ja paned need kõrva ja siis põhimõtteliselt nii ongi, et seda me saame siis testida põgusalt nii palju, kui me proovisime, oli väga tõesti on äge, uskumatult äge on, sest et enamik telefone, olgem ausad, kui me jätame siit välja mingid Lumiad ja vist ka Sonid tänapäeval ja vist ka see telefon, millest me kohe rääkima hakkame, salvestavad heli monona, eriti salvestavad heli monofooniliselt just nimelt iPhone'id. Ja kui sa tähelepanelikult vaatad, miks ma seda ei jätnud endale, mul ei ole seda lihtsalt kuskile pista. Just. Mul ka kohe ei ole, aga ma natuke näegu saan veel kasutada seda. Ma saaks selle pista jogil oma iPadi, eks ole, aga sina saad selle pista oma iPhone'i. Vaat selline üllatus. Aga ma sain teada sealt teisi fakte veel, võib-olla jätame selle auhinna küsimus, näiteks mis riigis on kõige rohkem telekaid majapidamise kohta Euroopas? Ma arvan, et see on mingi Luksemburg. Sest pakkuda 3 korda. Kui sa ära ei pakku, siis me võib-olla mõtleme... Kõige väiksem riik. Mõtleme selle küsimuse esitame nagu laiemale auditooriumile. Euroopas. Esimene pakkumine sul oli veel, see oli Luksemburg. Jaa, sellest tuleb kõige jaburam. See oli vale. Nii, paku veel Euroopas. Ma ei tea, Saksamaa. No see oli ka vale. Sul on veel üks variant. Okei. Kus on hästi palju Itaalia võib-olla. On see Euroopa üldse? Hästi ka veel on. Ma ei kujuta ette. Ma isegi ei tea, kes tänapäeval telekat vaatab. Ma saan aru, et sul konkreetselt vastus ei ole. Pakud Itaaliat? Jaa, pakun. See on ka vale. No, nii et palun pakkuge, mis riik see võiks olla, kus on siis kõige rohkem telekaid majapidamise kohta. Nii, aga meil täna ei ole üldse teemaks sinu kõrvaklapid, vaid on Huawei P10. Meil on telefoni saade jälle. Droonid nagu. Droonid on meil igal pool, meid ümbritsevad täna droonid. Vaatan nüüd, mis juhtub, näed. Ma võtan sõrme panen siia peale, näed, on niimoodi. Ma isegi võtsin sõrme kohe ära ka, näed, ma teen niimoodi. Noh, tee iPhone'iga ka niimoodi. No see ei toimi. Kas midagi juhtub või? Ei juhtunud. Nüüd näed, ütles, on lokked siin. Nüüd ma pean uuesti vajuta, mis tuleb lahti. Jah, aga see ühesõnaga on täiesti ebareaalne. See on täiesti ebareaalne. Sa võid seda sõrme lihtsalt nagu sa võid ainult toksata. Sa ei pea isegi seda siia vajutama. Ja see kiirus, millega sõrmeile sensor avab selle telefoni, seda ei saa, see on mingisugune 0,000 millisekundit. See on kohe. Et see telefon on siis, millest me räägime, on P10 Huawei. See on mingi VTR-i09, mis tema number on? No mis siin tehtud on? Tegelikult aga P9 oli peaaegu vist samasugune, ma täpselt ei mäleta. Olgem ausalt, et ega see telefon on vist rohkem iPhone'i moodi, kui iPhone ise on. Et tegelikult, kui on vaja nüüd Android telefoni, mis näeks välja ikkagi nagu iPhone,
siis on selge pilt, et Huawei on sellele saanud nüüd kõige paremini pihta. Noh, neid kriipse ei ole. No see on uue iPhone'i moodi nagu juba, ütleme nii. Aga jah, siin ei ole midagi rääkida. Ma isegi ei tea, kas see on nagu halb ja on see hea. No võib-olla see on tõesti hea. Kui sa ise ütlesid, et Hiina kultuuris või keegi ütles, on kõige parem kompliment on see, kui sa teed täpselt järgi selle hea asja. No siis võib-olla ongi see hästi tore. Sest tõepoolest on täpselt samasugune, siin on midagi heietada. Aga mida nad teinud on, siis tavaliselt Huawei'l oligi sõrmejälje sensor ju siin taga. On jah millegi pärast, et nüüd on jälle ees. Nüüd on nad selle pannud jälle ette. Selfie tegijad, ma teda ei saa siis või seda, või kuidas on öeldi, seda ei saa siis vajutada, vaid neid puudutada, see ei ole siis nagu nupp, mida vajutada, eks ole, siin piisab ainult sellisest touch nii-öelda puutest. Sa oled selle vaimustusest? Ma olen sellest vaimustusest, kui ma selle avastasin, siis ma lihtsalt kogu aeg tegin seda tahtsid proovida, kas see nagu vahepeal feilib ka? Ja proovisin niimoodi korraks, et ainult napilt ja no ikkagi ta toimib. Aga mida nad on selle sensoriga siis veel teinud, et mitte jääda, kui see faas saab nagu läbi, et sa ainult avad telefoni. Et siis nagu esimene nagu vigisemise, virisemise koht on ju tegelikult see, mis ka mul kohe oli võtta kriitika, et see sõrmejälje sensor ei tee justkui nagu midagi muud, kui ainult avab seda telefoni. Ehk et siin on need nupud, mis siin üleval on. Ma nagu ainult avan selle ja siis koju tagasi on see teine nupp siin. Mitte ei ole koju tagasi. Jah. Ja lihtsalt need hämmastavad samasugused kõrvaklapid on kohast teise telefoni karbis. Ma lihtsalt vahepeal siin kõrvat vaatasin. Aga nii nagu oli siis Samsungi puhul ka vist see, et ekraani resolutsiooni olnud kohe põhjas, siis tegelikult Huawei on tehtud väga kaval asja, et neid nuppe ei pea kasutama. Sa võid kasutada sama sõrmejälje sensorit. Lihtsalt swipe'ides kuidagi. Ja selleks muidugi see ei ole tal nagu kohe aktiivne, mis on ka selline asi, et seda peab nagu ise panema. Ei, sa pead selle muutma ära lihtsalt. Et see on navigeerimisklahv, näed, ja pead ütlema, et navigeerimisklahvide kombineerimine. Sest kui sa võtad selle karbist välja, ta on sul tavalises Androidis ja kui sa nüüd panid tähele, siis lendasid siit minema need nupud. Ja nüüd juhtub nii, et see on 3 funktsiooni on sellel nupul. Ehk et kui ma vajutan üks kord siia, läheb ta või pikalt, lähed ta alati koju ekraanile. See on siis nagu keskmine nupp. Kui ma vajutan sinna lühidalt, näiteks tegin siin praegu mingi lingi lahti ja vajutan siia niimoodi korraks, siis ta läheb tagasi. Et see nagu väike vajutus on justkui tagasi. Eks ole, ja vajutan pikalt, läheb jälle koju. Ja kui ma tahan nüüd kõiki äppe lahti saada, mida tegi siis teadupärast see kastidkestega nupp siin, siis on nagu swipe. Ja siis ma saan tundub intuitiivne. Tundub muide küll. Et sellepärast nad panid ka selle nagu ette siia. Selle üle ilmselt alguses jah, siin on, tundus, et miks ta siin on, aga tõesti võtan ka nagu sõnad tagasi, isegi virisesin alguses selle üle, et miks see siin ees on, aga see on äge. Sellega harjub täiesti ära ja see, et see läheb tagasi, see üks vajutus, eks ole. Aga seda näiteks ei ole kuskil kodulehel kirjas? Ma ei tea, kas kodulehel kirjas on, ma lugesin näiteks. Loed sellest menüüd kõik läbi, siis see on siin kirjas. Ja sellega harjub ära ja see on äge, et selle koha pealt ma täitsa annan nagu andeks. Et see on pandud siit tagant siia ette. Ja ausalt öeldes, ega ma nüüd midagi väga... mul tuli üks asi veel meelde, ma juba hakkasin saadet ära lõpetama, et ma rohkem just telefonist ei räägi. Siia on tulnud tagasi ka üks väga äge asi, mille mina avastasin ka muidugi juhuslikult, sest kaugeltki ei ole see kodulehel kirjas. Nimelt, me oleme seni kasutanud, kui me oleme teinud saateid ja tahtnud ekraani salvestada. Meil on üks Sony telefon, see oli Xperia Z5, kui ma ei eksi, millel oli võimalus nagu salvestada siis ka ekraani pildi asemel ekraani pildi video. Ja Sony mingil hetkel selle võimaluse tõmbas maha. Ja siin on see jälle olemas. Ehk et siin on võimalik sul salvestada, kui ma hoian nagu lukustusnuppu ja seda all. Nüüd siis salvestus ekraani pilt, eks ole. Aga kui hoiad all nagu volüüminupu ülemist, nagu helivaljus juurde ja kodunuppu. Ma panen nüüd korraga hoidma all. Näed, siis tuleb siuke asi, et salvestamise alustamine. Ja tegelikult nüüd ta salvestab ekraani pilti. Super, jah. See on parim review telefon, ütleme vist niimoodi. Saab kõik asju kohe temada. Peaksime nüüd selle jätma omale selle jaoks riiulisse. Ehk et saad mõnusalt salvestada ja siin üleval on see näha siis ka, eks ole, et ta salvestab ja kui enam ei meeldi, siis peate. Tegelikult nagu sa ise ka ütlesid, et nagu see eelmise generatsiooniga justkui nagu midagi pole muutunud väga. Natukene on nagu paremaks näeb protsessor jälle, mingi kirin on seal sees, millest keegi midagi ei tea. See on väga kiire. Et selles mõttes kõik on siin väga hästi, vist 4 gigabaiti RAM-i ja siin ei ole nagu... Ja see on ka tore, et kui iPhone'i-sugune telefon omab 32 ja mingi 128 ja 64, siis siin hakkab kogu aeg meelest ja siis on 128. Ja siin on ka mälukaardi võimalus. Jah, et 256 on... Küll aga peab ütlema, et mina hakkasin siia panema sisse mälukaarti, siis suhteliselt hämaras, siin on auk peal.
jah, see mikrofon ilmselt. Ja ma võtsin siis siukse nagu nõela või näiteks originaali ka ja siis ikka muidugi pressisin ja vandusin, et no miks ei tule see lahti, see slot. Terve korpus tuli lõpuks lahti. Siis panin tule põlema ja vaatasin, et siit ei paistagi neid. Aga kes sealt üle vaatan, see mikrofon ei tööta enam? Muide, töötab. Selleni ma tahtsin ka jõuda ennem saate lõppu, et mikrofon töötab väga hästi ja see telefon salvestab stereoheli. Ta salvestab väga head stereoheli, isegi peale seda, siis kui ma üritasin avada SIM-kaardi luuki, mida siin ei olnud, vaid see oli siis siin. Ja no, see on natuke kuritahtlik, vähemalt juba see, mulle tundub, et nii oli ilus teha. Siia on just ümmargused augud, kus mina tean, kus auku ma pean selle naela vajutama, eks ole. Aga siia siis, kui siia vajutada nael, siis saab ka teada, et siia saab panna mälukaardi, eks ole. Kaks SIM-kaarti ka? Või kaks SIM-kaarti, mälukaardi või kaks nagu valik. Ma teen jälle lahti, teen lahti. Jube äge. See on väga äge. No, mis ei ole... Aga Huawei, no selles mõttes, kas sina ostaksid endale telefoni, mis on Huawei no ma tahtsingi öelda, et mis ei ole äge. No äge näiteks ei ole see, et ma olen juba siin ära vahetanud see tegelikult selle koduekraaninduse nagu ikooninduse. Et minu arvates see, mis siit karbist tuleb, mis iganes selle nimi on, mingi EMUI või mis ta nimi oli, see ei ole nagu väga äge, et nad näevad imelikud välja, et ma ei leidnud siit nende kudu üles, see graafik oli siuke imelik, aga ma tõmbasin mingisuguse täitsa suvalise. Täitsa suvalise ettejuhtu. Avaja või kuidas see niimoodi? Ja mulle meeldis see, läksid nad jälle niisuguseks värviliseks ja nagu ma saan nagu aru, mis toimub. Ja muidugi on siin nüüd ka see valik teadupärast, nagu siis Coolpadilgi oli ennem niimoodi, kui seda karbist võtad, et kõik su äpid on siin laiali koduekraanil. Aga see valik on olemas. Mina olen pannud ikkagi Androidi puhul, ma olen harjunud sellega, et nad lähevad mul siia nagu sahtlisse ja see sahtli variant on siin ka olemas. Et see on ka väga okei. Seda saab siis ise panna, kas nad siia sahtlisse lähevad või ei lähe, eks ole. Ja muidugi, mis ei ole tore, mis ei ole ühegi teise Android telefoniga tore, on see, et siin on ka kõik asjad topelt. Ma ei hakka sellest siia rääkima, aga kuidagi... Meilikontod ja kõik asjad. Las olla, see on see traagika käib kaasas sellega. Küll, aga mis mulle meeldis, mis oli topelt, käisin Lissabonis, eks ole, nagu ma meelde tuletama saate alguse puhul ja avastasin kohe, et nii kui ma olen väljunud Eestist, ilmuski mul siia 2 kellaaega kohe. Ta nagu sai väga hästi aru, et ma ei ole enam Eestis ja tuli teine kellaaeg, mis ütles siis, kus ma olen. Ja ma avastasin ka muidugi täna, et sõitsin Viimsi kandis ringi ja ka Viimsid pidas ta juba piisavalt kaugeks paigaks, sest et mul on siin palju pilte Lissabonist, aga näed, siin on mul Viimsi pilt ja ta ütles ka, et ka Viimsis on Kristiine ja Viimsi. Just. Aga sa läksid selles mõttes ikkagist vaata Harjumaa piiridest välja. Siin nagu välja, et ta kohe arvestas, et äkki siin on teine kellaaeg. Aga ausalt öeldes, okei, Viimsi puhul see võib-olla ei ole nii kriitiline, et ma ikkagi enam-vähem on see aeg suht sarnane, aga tegelikult reisides üle Euroopa oli see väga kihvt. Et kuskil Brüsselis oli see tund vahet, Lissabonis teadupärast 2 ja nii kui ma jõudsin siis jälle koju, siis oli siin nagu praegugi näha 1 kellaaeg. Just, väga hästi. Väga hästi, ma ei tea, kas seda tegi siis Huawei või tegi seda Google, aga midagi nad koos tegid ja see toimis. Ja muidugi tegelikult üldse kõik see Google'i assisteerimise pool, see toimib ikka nagu hirmu äratavalt hästi. Kui sa oled kuskile välisriiki, see on nagu kõhe. Kogu aeg ta ütles mulle, et minu boarding pass on nüüd siin, kui ma olin kuskil lennujaamas, kuvas mulle lennujaama kaardi, kas ma soovin vaadata kaarti, ilma et ma midagi küsiks. Mõtle, seal on mingi toa täis on sekretäre, kes kõik minuga tegelevad. See on üks saade ilmselt, mida Google meie eest varjub, tuleks ka teha kunagi. Ma just arutasime, ma arvan, et tegelikult need ei ole robotid, need on päris inimesed. Päris inimesed, kes hüüavad niimoodi üle toa, et kuule, et seal nüüd need mehed lähevad sinna, et vaadake, kas te saate õige boarding passidele. Mul kadus see ära, kas see liigas. See toimib nii hästi. Mis on veel nagu sellest eelmisest generatsioonist nagu võib-olla lisaks tulnud on see, et on 8 erinevat värvi saadaval. Igasugused erinevad viimistlusi ja neid ääri on siia. Kõik on ikkagi nagu iPhone'i moodi. Just, et kõik need mingid teemant mingisuguse põletuse või lihvimisega ääred, eks ole, ja ma ei tea, mis iganes asjad. Et väga palju nagu uut ei ole, just kui sõrmene sensor eespool kaamerana. No kaamera oli juba eelmisel kahe selle auguga. Üks auk on mustvalge 12 megapikslit, teine värviline auk ja 20 megapikslit. Mina saan vastupidi aru, monokroom nagu oli 20 või? Oli jah. Aga võib-olla ma lugesin mingit no vaadake ise järgi. Ühtepidi oli tegelikult, ühtepidi ta on ja mõlemad on Leica augud, mis on iseenesest väga head augud. Välk on siis 2 värviline jälle ja kaamera minu hinnangul on tegelikult väga hea. Kui siin on küll öeldud, et võib-olla ei ole, siis nii ja minu arust on väga okei. Tõepoolest, võib-olla natuke teravustab pilte üle või niisugust nagu, võiks võib-olla seal olla sellist, ma ei tea, ma ei hakka tegelikult nagu kohe mitte midagi ütlema. Et tegelikult teeb väga head videot, väga hea heliga videot. Video puhul on tegelikult väga oluline. Sellist reisipilti teeb väga ägedalt. Olen loobunud filmimast nagu. Ja, siis on, näed palun, sa saad nüüd filmida, eks. Et ma olen neid kaadreid iPhone'iga teinud, mida ma pärast ei pea nagu heliga kasutama. Ja muidugi toimib ka väga hästi stabilisaator. Kui sa teed Full HD videot, siis... Ilusad pilvad on.
näed, millised pilved on, kui sa siit Lissaboni lähed, et see on ka väga hea. 4K, eks ole? Jah, nii 4K kui Full HD, kus selles 4K see stabikas muidugi nagu ei tundus, et ei toimi nagu nii hästi, et ilmselt ta ikkagi kombineerib siin midagi. Ühesõnaga, kokkuvõttes 600 euro eest üks nii-öelda jällegi lipulaev kellegile taskusse. On hea, mulle on meeldima hakanud. Kas me loosime selle välja ka kellegile? Ma võtaks selle endale. Okei, seda me siis seekord ei loosi. Tegelikult, kui ma hakkasingi mõtlema, kas võtta nagu Samsung S8 või siis see, et ma isegi neelaks nagu selle alla, et on iPhone'i moodi. Las ta olla siis, mis siis? Ma olen kogu aeg nagu kuidagi seda tõsiselt, sa ütleksid niimoodi, et sa võtaksid nagu S8 asemel nagu selle. Aga S8 sõrmejälje sensor avaneb umbes valgusaasta võrra kauem vaata, kui siin. See ongi tegelikult nagu iga asjaga, igaüks leiab endale oma. Et kui me teeks praegu pingerea, no siis siin ei ole midagi rääkida, see on, eks ole, nagu kauge number 1, siis seal järgi on Google Pixel. Ma mõtlen praegu avamiskiirust. Google Pixel avab ka väga ruttu, aga see avab kiiremini. Ja siis kuskil seal kaugel 3. kohal on see uus S8. See kõlab juba natukene nagu selline Eesti mobiiltelefoni valimise moodi, et tuleb palju leida plussid, miinused igast omadusest. Ausalt ma harjusin ka sellega ära, et sõrmejälje sensor on siin ees ja just saad seda niimoodi kasutada. Ja ühesõnaga mulle kõik nagu meeldib. Ja logo ka siin ees ei ole. Nii et keegi tahab vastu vaielda, siis vaielda. Mulle meeldib skarp ka. Olgugi, et sa võtad siit ükskord selle välja, aga suur tõenäoliselt sa ei saa kätte. Ma arvan, et see on selline karp, mida sa avad samamoodi rohkem ja rohkem, kui seda sõrmejälje lugejadki. See on põnevat. Sellest meeldib avada. Jah, see on kihtid käib lahti. Teeme lahti. Hops. Ei tulnud nii professionaal. Ei tulnud jah, kuidagi. Ja mina lähen nüüd lindistama kõik oma helisid, mis mu ümber on. Ja pärast arvustame neid. Mina teen lahti.